palju teil on, äkki te kõrgele koks? Tere tulemast IT-kolledži avaaktusele. Alustame aktust Eesti Vabariigi hümniga. Sõna on IT-kolledži rektoril, härra Tiit Roosma. Lugupeetud sisseastujad, kallid kolleegid, külalised, kaugelt vaatajad, daamid ja härrad. Mul on hea meel juba 13. korda tervitada uusi sisseastujaid Eesti Infotehnoloogia kolledžis ja vastaval pidulikul avaaktusel. Eesti Infotehnoloogia kolledž loodi 2000. aastal ja kolledži omanikuks pidajaks on Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus. Sihtasutus loodi samuti 2000. aastal ja selle lõid Eesti Vabariik, Haridus- ja Teadusministeeriumi esinduses, 2 Eesti juhtivat ülikooli, Tartu Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Telekom ja Eesti Infotöötlejate ja Kommunikatsioonitehnoloogia Liit. Nende aastate jooksul on kolledž omandanud selge koha, austava koha Eesti kõrgharidusmaastikul. Teda on käidud testimas, inspekteerimas, evalveerimas ja nii edasi mitmete komisjonide poolt. Ja 2010. aastal andis Vabariigi Valitsus Eesti Infotehnoloogia kolledžile tähtajatu õpetamisõiguse informaatika ja infotehnoloogia õpetamisgrupis. Ja juba 13 aastat oleme me võtnud vastu uusi üliõpilasi. Seega juba 13. korda ja sel aastal mul on väga hea meel tõdeda, et tung kolledžisse suureneb iga aastaga ja ma väga tunnustan neid noori inimesi, kes sellel aastal võeti vastu Eesti Infotehnoloogia kolledžisse. Me oleme praegu immatrikuleerinud 219 üliõpilast. See ei tähenda mitte seda, et see on see kogu aastane vastuvõtt, kaugõppe vastuvõtt selgub alles septembris.
nii et praegu me räägime ainult päevasest ja õhtusest õppest. Päevasesse ja õhtusesse õppesse esitati kokku 886 avaldust. See on 87 avaldust rohkem kui eelmisel aastal ja 382 avaldust rohkem kui 2 aastat tagasi. See tähendab seda, et tõepoolest tung siia kooli on suur. Kui me vaatame konkurssi näiteks riigieelarvelistele 125 kohale, oli konkurss 5,4 kohta üliõpilast kandidaati kohale, või kui me vaatame kokku konkurssi 219 kohale, siis selleks oli 4 soovijat 1 kohale. Ja ma tahaks väga tunnustada neid inimesi tõepoolest, keda me vastu võtsime, te olete teinud oma elus õige valiku. Vaatamata sellele, et te olete esimese valiku teinud, teie elu on pikk veel ees ja te peate need valikuid tegema nii haridusteel kui oma elus. Ja võib-olla see on see koht, kus te lubate endale natuke siin ka täna mul teile nõu anda. Ja ma tahaks teile jutustada ühe loo, mille ma kuulsin oma healt kolleegilt, Tallinna Tehnikaülikooli matemaatikaprofessor Peeter Puussempult. Õppejõud tuli auditooriumisse ja ta pani lauale klaaspurgi. See ei olnud väga suur, aga ta paigutas sellesse klaaspurki umbes 5 sentimeetrise läbimõõduga kivikesi. Ta ladus selle purgi täis ja küsis üliõpilastelt, kas see purk on täis? Ja vastasid üliõpilased. Okei. Siis võttis tema kotist natuke väiksemaid kivikesi ja ettevaatlikult poetas ta need väiksemad kivikesed nende suurte kivide vahel. Neid läks sinna päris palju. Ta küsis üliõpilastelt uuesti, kas see purk on täis? Ja vastasid üliõpilased. Mida tegi õppejõud siis? Ta võttis oma suurest kotist väikese kotikese liivaga ja ettevaatlikult puistas nende kivide vahele seda liiva. See kotike sai tühjaks, purk sai täis ja ta küsis üliõpilastelt uuesti, kas purk on täis. Üliõpilased hakkasid naerma ja ütlesid, jah, purk on täis. Mida me sellest nägime või kuulsime? Tegelikult need suured kivikesed, mis seal sees on, need on, tähendab, me võime seda purki vaadata kui teie elu näiteks. Need suured kivikesed seal sees on need suured ja tähtsad otsused, mis on elulised teie või olulised teie tulevase tegevuse jaoks. On see siis teie haridus, pere, tervis, sõbrad. Need väiksemad kivikesed on natuke vähem olulised. Nagu näiteks maja, auto, võib olla ka töökoht. Ja see liiv on selline natuke vähem tähtsam. Aga mõtleme selle peale, kui me oleks kõigepealt täitnud selle purgi liivaga, siis ei oleks ju sinna purki mahtunud enam kivikesi, ei suuri, ei väiksemaid. Ja see tähendab seda, et te peate juba varakult otsustama, mõtlema, mis on teie jaoks olulised asjad. Ja nende oluliste asjade eest ka võitlema. See tähendab seda, et tõepoolest tuleb teha selged valikud, panna paika prioriteedid ja nii ka õppimise juures. Aga selleks, et see lugu veel ei lõppe, professor või õppejõud võttis portfellist veel purgi õlut. Avas selle ja valas ka selle sinna purki sisse. Ja kommentaar oli selline, et ükskõik, mis teiega ei juhtuks, alati leidub teie elus koht millelegi huvitavale ja meeldivale. Mida ma sellega öelda tahaks? Tõepoolest, teie ees on palju valikuid. Te olete esimese valiku teinud ja mul on hea meel tõepoolest õnnitleda teid, et teil on hea maitse olnud, kui te olete valinud oma õppimiskohaks Eesti Infotehnoloogia kolledži.
haridust peetakse Eesti kultuuris väga oluliseks. Ja ma usun seda, et te olete juba ka oma eelmistes õppimisperioodides aru saanud, et õppimine nõuab mitte ainult aega, vaid ka pühendumust ja eks kõrgkoolis käib see asi veelgi raskemalt. Tähendab, te peate paika panema oma prioriteedid, kas teie jaoks on oluline haridus või midagi muud. Ma usun, et teie sissesaanute lend saab olema unikaalsem kui eelmised, sest tõepoolest, kui te vaatate oma vasakut naabrit või paremat naabrit, tänases IT-hariduses on pilt selline olnud, et senises IT-hariduses, et ainult 11 3-st lõpetab 3 aasta pärast. Ma arvan, et nüüd on kätte jõudnud aeg, kus vähemalt 12 3-st lõpetab 3 aasta pärast ja see 3. lõpetab siis 4 või 5 aasta pärast. Tõepoolest, teil on aeg just täna, homme hakata mõtlema, mis on teie prioriteedid, mida te tahate saavutada ja selles suunas ka edasi toimetama. Ma usun, et kõrgkool Eesti Infotehnoloogia Kolledži näol annab teile hariduse, teadmised, oskused ning võimaluse isikluse arendamiseks. Ja pole hullu, kui te esimesel hetkel kõike või kõigest sellest teadmistest ja oskustest aru ei saa, või te mõtlete, et ma ei tea täna, kuidas seda teist või kolmandat rakendada. Olge mureta. See vastus sellele küsimusele tuleb nii või teisiti ja tuleb ta lähimas või kaugemas tulevikus. Mis veel? Öeldakse, et pärast teadmiste unustamist jääb alles haritus ja oskus haritud inimesena käituda. Ma usun tõepoolest, et te olete teinud oma valiku, astute sellel teel esimesi sammu, et saada haritud inimeseks. Jätkugu teil õpihimu ja jaksu, omandamaks kõike seda, mida pakub teile Eesti Infotehnoloogia Kolledž. Jõudu ja jaksu teile ja head uut aastat kolledži perele. Aitäh! Tänan! Palun sõna võtma Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu tegevjuhi härra Jüri Jõemaa. Aitäh ja tere päevast tulevased või võib-olla teist juba praegu, keegi on praegune kolleeg, nii et ma tervitan teid Eesti kogu IKT ettevõtete nimel. Ja see, et ma selles tervitamises, ma ei ole tegelikult selles tervitamises üksi, sellepärast, et meie liit, ITL ühendatult, meie liidul on koor ja selle koori liikmed on kõik IT-ettevõtete töötajad. Ja tegelikult see koor on siin. Need on teie, ka nemad on teie tulevased kolleegid. Ja tegelikult see liit ongi, nagu eelnevas oli juba öeldud, on ka üks selle kooli asutajatest, omanikest tinglikult. Ja sellepärast me vaatame ka ettevõtlussektori poolt üsna hoolega selle kooli käekäiku ja ka neid inimesi, kes siia õppima tulevad. Kui te varem ei ole selliseid numbreid kuulnud, siis Eesti info- ja kommunikatsiooni tehnoloogia sektoris töötab täna juba 17 500 inimest umbes. Aga ilmselgelt kõik arusaamised ütlevad, et seda on vähe, see peaks olema 2 korda suurem see sektor ise või siis teistes majandusaludes töötavad IT-inimesed, neid peaks olema hulga rohkem. Nii et sellepärast teeb nagu väga suurt heameelt, et just teie olete leidnud ja teinud selle õige otsuse tulla IT kolledžisse õppima. Just see, et teid on nii palju ja ka see, mida rektor just enne välja tõi, et tegelikult konkurss on olnud väga tihe sellel aastal, sellepärast, et me oleme siin uurinud natukese gümnaasiumi lõpetajate väärtushinnanguid ja ma pean ütlema, et on aastatega paremaks läinud, kui aastal 2008 IKT erialade populaarsus noorte hulgas oli
oli 5% ja siis tänaseks, käesoleva aasta kevadel me tegime ühe uurimise, siis selgus, et IKT erialad on selles populaarsuses just gümnaasiumi lõpus on 3. kohal nüüd juba 11%-ga. Natuke muret teeb muidugi see, et esimese koha peal on endiselt ärijuhtimine ilma sellise sisulise erialata, aga trend on tegelikult hea, sellepärast et 2008 oli 21% neid, kes tahtsid minna ärijuhtimist õppima. Tänaseks on see tervelt 3% võrra langenud, ehk ainult 14%, nii et ehk see trend läheb vaikselt niimoodi, lõpuks jõuab sinna nulli, et kõigepealt õpitakse ka eriala ja siis õpitakse ka see, kuidas ettevõtted ja äri juhtida, pärast see on vähemalt minu hinnangul nagu asjade loogiline ja õigetpidi käiv järjekord. Ja mis on ettevõtete ootused tegelikult teile kui tulevastele töötajatele või kogu sellele tööturule tulijatele, et ettevõtetel on tõsine mure kvantiteediga, tarvis on rohkem töötajaid, aga samavõrra on tõsine mure ka kvaliteediga ja oodatakse ikkagi väga tugevaid spetsialiste. Eelmise aasta maikuus, jälle kasutan neil numbreid hästi palju, eelmise aasta maikuus natuke uurisime, keda ettevõtted vajavad ja sel hetkel ettevõtted ütlesid, et neil oleks kohe tarvis uusi töötajaid 1500. Neid, keda asendada, veel mingi 500 ja 3 aasta perspektiivis 6500, realistlik number võib olla mingi 3000. Aga see on suhteliselt realistlik, nii et selles mõttes see vajadus on ikkagi väga suur selles kaasaegses maailmas nende kompetentside järgi. Nii et rääkige oma noorematele sõpradele ka, et IT-kolledž on väga hea ja väga õige koht, kuhu nad peaksid juba oma sihte sinna seadma, et selles suunas seadma, et järgnevatel aastatel siin ikkagi oleks sisseastujaid ja et see huvi oleks üleval, nii et minu palve on küll see, et me ka liiduna tegeleme väga aktiivselt selle valdkonna hariduse populariseerimisega, valdkonna enda populariseerimisega, nii et aga seda saate teie kui elavad näited sellest, et te hakkate siin õppima, te saate teistele rääkida, mis siin toimub, see oleks väga tänuväärne. Ja kvaliteedist, kuigi ettevõtted tahavad palju inimesi ja kohe tööle, siis ega väga ei tahaks, et esimesel kursusel, teisel või isegi 3. nii tööle tormaksite, kuigi selle kiusatus võib olla hästi suur. Aga eks see on see tasakaalu leidmine selle õppimise ja töö tegemise vahel, nii et ja võib-olla pikemasse perspektiivi vaadates ongi selline soovitus, et te lõpetate selle kooli 3 aasta pärast, aastal 2015 siis. Aga tegelikult tööturul peate te olema aastal 2050, aastal 2060 ja selle kooli õppimine on tegelikult, siin koolis õppimine tegelikult peaks olema selline õppimine, sellepärast et kogu oma selle järgneva tööelu te peate kogu aeg õppima juurde selles väga kiiresti arenevas valdkonnas ja erialaõpingute poole pealt vaadates tegelikult ongi see vundamendi ladumine selleks, et tulevikus edasi õppida ja hakkama saada siis, nii et edu, jõudu teile selleks. Aitäh! Immatrikuleerimiskäskirja loeb ette IT-kolledži õppetöö spetsialist Dagmar Tamme. Palun. Eesti Infotehnoloogia kolledži rektori Tiit Roosmaa käskiri number 121 23. augustist 2012. Immatrikuleerida õppekavale IT-süsteemide administreerimine. Priit Aarne, Henri Aabel, Martin Aabel, Jargo Alaväli, Allar Allandi, Sander Avingo, Katri Bagirov, Dmitri Belokurov, Reit Blum, Sandra Daškova, Tiit Hanson, Kristjan Hiis, Henri Holland, Rene Juhanni, Juhan Jõhvert, Kaja Kaldoja, Johanna-Maria Kammiste, Karl-Martin Karlsson, Aapo Kersalu, Juuri Kononov, Richard Kreegimets, Laura Laane, Jako Lagle, Johan Laulik, Imre Lebedev, Karin Lepik, Madis Luik, Veronia Lutter, Madis Mark, Raido Martinson, Marten Mattiisen, Lembit Mets, Tauri Metsoja, Henri Mikita, Kalev Mändmaa, Timmo Nahkur, Martin Niit, Jüri Olevsoo,
Tiina Ollemaa, Erko Ortus, Henri Ots, Gert Pihlak, Kaijo Pruul, Hannes Püi, Teele Reede, Martti Reinsaar, Jörgen Rootsmann, Rene Rünt, Imre Rüütli, Lisann Saaremets, Siim Stokebi, Ivo Suur, Eerik Taklai, Maarja-Liisa Tammepõld, Alar Tika, Silver Uibo, Robi Uppin-Tulkvist, Karolin Urban, Gert Vaikre, Oleg Varep, Priit Varul. Õppekava IT-süsteemide arendus. Priit Aarma, Kristjan Adrat, Argo Ausmees, Margus Pirk, Maksim Putnitski, Eerik Ehasoo, Mihkel Erlich, Stanislav Korski, Doris Hallmägi, Reigo Hein, Rene Hollo, Martin Härm, Oskar Irve, Anni Jaagant, Ken Jõela, Taavi Jõõts, Andres Kalev, Kaspar Kallas, Kristjan Kalm, Rigmo Kannike, Rutt Karolin, Karl Keerberg, Tambet Kikas, Kerstin Kippar, Ingrid Kirsipuu, Kristjan Kivi, Kristjan Kivisild, Roland Kontson, Olavi Koplik, Kenti Koppel, Kristjan Oliver Kruus, Kristo Kuiv, Kristo Kukk, Artjom Kuznetsov, Kristel Kõlli, Reiko Köst, Jander Lapmaa, Raudo Lepik, Silver Liiv, Meelis Lille, Sten Luhtoja, Indrek Luts, Ahto Luuri, Hannes Maasing, Eduard Martin, Lauri Mei, Anti Meos, Fred Moorits, Jevgenia Motorenko, Janno Mäemets, Sten Mäeots, Rene Mändel, Silver Männik, Mattias Määrits, Ilmar Nahkur, Mart Naris, Krister Nõu, Triin Oja, Argo Ojavee, Piia-Helin Oras, Andre Padu, Tarvo Pajus, Eero Pihelgas, Meelis-Maarius Pinka, Eda Post, Raul Prosso, Eero Pruus, Rasmus Pukk, Roland Pukk, Tarmo Põllu, Magnus Pääru, Mikk Pürg, Ott Rampst, Madis Ruusmann, Oliver Saar, Risto Saar, Janre Saat, Sten Saaliste, Murdo Savila, Danil Slobodin, Indrek Surajev, Mark-Felix Šabalin, Jevgenia Šestakova, Jevgeni Širai, Indrek Taimre, Joosep Taluväli, Alari Talvar, Siim Talvik, Ats-Vidrik Tamm, Martin Tammai, Johannes Tammekänd, Erling Tammisto, Aleksander Tavgen, Tiit Teder, Martin Tedremäe, Ülle Tiitson, Hardi Tiitus, Artur Tomba, Marko Toppi, Kaspar Jesse Tormis, Gert Treigelder, Olga Trikk, Sigrid Tromp, Timmu Tõkke, Ellen Türk, Uku Uusmees, Oliver Vahenõmm, Anna-Karina Vainola, Rauno Vilberg, Norman Väin, Reigo Värava, Aare Arnold Äkke. Õppekava infosüsteemide analüüs. Kaarel Alasoo, Anastasia Dromnjašina, Poliina Tvinskih, Erki Elli, Sven Elvelt, Kristiina Friedberg, Kaspar Kering, Sergei Hristoforov, Immo Ilmjärv, Ketlin Ilves, Deniss Jegorov, Valeri Evstafiadi, Anneli Kadarik, Martin Karu, Janar Kaseorg, Arnold Koh, Oskar Koitla, Kristiina Kukuškina, Katri Känkinen, Katriina Laurson, Mattias Liivak, Laura Liivat, Anna Litvinovitš, Madis Lukk, Aleksei Makagonov, Helen Melesk, Silver Muuga, Maiken Niit, Jane Palm, Urmas Pill, Jaroslav Polovnikov, Gert Port, Mark Rebane, Kristiina Rätte, Karl-Erik Sahtel, Vladimir Semjonov, Aleksandra Stusmajorova, Igor Švets, Rauno Tali, Laurentius Samuel Tääger, Taavet Utt, Kadi Uustalu, Arina Vassiljeva, Triin Versis, Natalja Vimb, Maarja-Liis Väster. Alla kirjutanud IT-kolledži rektor. Soovin teile kaunist algavat õppeaastat ja edu õpingutes. Aitäh! Järgmisena esineb IT-Elise Kagur. Palun. Always at your back.
Aitäh koorile. Sõna saab IT-kolledži 10. linnu vilistlane Kristjan Karmo. Aitäh. Teid on päris palju. Rohkem kui siis, kui ma viimati siin majas pidin kõnet pidama. Siis oli publikut umbes 5 inimest. Tegemist oli siis lõputöö kaitsmisega. Kõigepealt ma küsin teilt, kas te teate seda anekdooti, kus abikaasa saadab programmeerija poodi pätsi saia ostma ja lisab juurde, et kui mune on, too 10. Ja programmeerija tuleb poest tagasi 10 pätsi saiaga, sest mune oli. Kõik vist ei teadnud. Tegemist on tüüpilise IT-projektiga. Abikaasa oli siin äripoole tellija rollis, ühtlasi võib olla ka süsteemi administraator. Programmeerija loomulikult esindab, eks ole, arendust. Mis siin puudu oli? Siin oli puudu analüüs. Lonkas natuke, jah. Paar olulist rolli on veel puudu, näiteks projektijuht, tõenäoliselt oli see ka siis abikaasa, kes ikkagi korralduse andis ja testijat ei olnud siin üldse kuskil. Kui paljud teist tõstke käsi, kes kavatseb oma edasises karjääris kas või natukene töötada testijana? Umbes 5, selge. Ja eks ole, kvaliteedile tuleb tähelepanu pöörata. Kogu selle asja juures, mis läks valesti, oli kommunikatsioon. Ja kuna mul paluti teile nõu anda, siis ma tahakski kõigepealt teile nõu anda, et pöörake tähelepanu kommunikatsioonile, mis ei ole ainult see, et te ütlete välja, mida te tahate, vaid te olete ka kindlad, et teine pool teist õigesti aru saab. Ja kommunikatsiooni harjutamiseks on ka koolis erinevaid võimalusi. Näiteks, kui teile pakutakse võimalust osaleda mingites projektides, näiteks esindada kooli T-Viidal, robootikaklubis teha koostööd, erinevates ainetes on igasugused rühmatööd, kus saab kommunikatsiooni harjutada. IT-kolledži bändis saab kommunikeerida nii bändikaaslaste kui publikuga. Kõik ilmselt bändi ei mahu, kui klubides saab ruum otsa, siis tehke klubisid juurde. Et kui teile sobivat organisatsiooni veel ei ole, siis tehke. Jälgige kindlasti kolledži meililisti, sinna tuleb väga palju väga häid pakkumisi alati, kaasa arvatud tööpakkumisi. Kes on täiskohaga tööl? Miks te kaugõppesse ei lähe? Seal on palju parem täiskohaga töötades. Päevaõppe ja õhtuõppe on head siis, kui sul on aega. Õhtuõppe ja täiskohaga töö võib raskeks minna. Päevaõppe läheb kindlasti. Mida veel? Tudengisündroomist olete kuulnud? Et kui sul on 2 kuud aega millegi tegemiseks, siis tee seda viimasel ööl, siis saab kindlasti kõige parema tulemuse. Siis millest palju räägitakse on see, et millal algab elu, et lõpetad kooli ära ja siis hakkab elu pihta või ei. Elu käib juba, kasutage kõiki võimalusi. Kui on probleem, otsi lahendust, ära nukrutse oma ette nurgas. Lahenduste leidmiseks on siin erinevad variandid, on üliõpilasesindus ja tuutorid ja õppeosakond on väga sõbralik alati olnud, vähemalt minu kogemuste põhjal. Ja siis, kas keegi on tasulise õppekoha peal ka? Kui võimalus tekib, kandideerige tasuta kohale. Mina unustasin, et võimalused alati ära ja pärast kirusin. Siis veel ärge kartke praktikat, ärge kartke lõputööd. Lõputöö on lihtsalt üks tavaline referaat,
ainult natukene suurem. Ja mis minu arvates oli kõige tähtsam ja mida IT College, mille jaoks andis mulle väga palju võimalusi, et igast õppeainest, ükskõik kui mõttetuse peale esimesel pealevaatamisel ka ei tunduks, leidke sealt see mingisugunegi väike iva, mis teid edasises elus aitab. See on seal olemas. Mõnes aines on neid hästi palju niimoodi, et vali aga ja võta kõik. Mõnes teises aines on niimoodi, et peab tikutulega otsima, aga ta on seal olemas. Kindlasti on. Omast kogemusest ütlen, kõikides ainetes oli midagi kasulikku. Et siis kui nüüd kokku võtta kõik, suhelge omavahel, suhelge õppejõududega, suhelge kooli muu personaliga, suhelge ka väljaspool kooli, ärge kartke vastutust, otsuseid, probleeme ja leidke igast ainest iva. Ja lõpuks palju õnne, te tegite väga hea valiku kooliga. Tänud. Järgmisena palun esinema IT College'i üliõpilasesinduse esimehe Urmo Lihten. Nii, tervist ka siis minu poolt, et lugupeetud daamid, härrad, uued tudengid, samuti ka vanad olijad, et IT College'i üliõpilasesindus tervitab teid kõiki. Et väike küsimus, kui palju teist üldse teab, mis või kes on üliõpilasesindus? Et tõstke käed. Päris palju juba. Ja nendele, kes veel ei tea, et siis põgusalt kiire ülevaade, et tegeleme siis üliõpilaskonna nende õiguste, huvide kaitsmisega ja samuti teie tudengielu aktiivse ja põneva korraldamisega. Meil on ka abiks aktivistid, meie enda tudengid ja aktivistid on ka juba moodustanud siin päris mitu klubi, robootikaklubi, meediaklubi, samuti ITK bänd ja samuti on ruumi, nagu eelnev kõneleja juba ütles, teiste klubide jaoks, et andke ainult märku, kui soovite midagi teha ja teeme ära. Siis, mis veel? Igasugused üritused, asjad hakkavad meil toimuma. Juba esimene üritus on sel reedel, tutvumisõhtu, toimub Pillardis, ootame teid kõiki kohale, nii uued kui vanad. Ja neid üritusi on veel siin tulemas. Siis tutvustaks esinduse liikmeid. Aseesimees Kristi Paakspuu, kes siis aitab erinevate asjadega meil. Ülejäänud esinduse liikmed Karolin Saareots, Kalev Kärpuk ja Fred Mihkelsoo, kes kahjuks ei ole täna vist kohale jõudnud. Loodetavasti ta üritustel on kohal. Siis tuutorid Mati Salliksoo, Kullo Kalev Aru, Kärolis Kallas, Kairo Koik. Praegu ei ole teda kohal, aga lisainfona mainin ära ka, et ta on ka meie IT-objekti ehk tagaaiasse seisva tundmatu objekti projektijuht. Ja tema hakkab korraldama seal juures väikeseid üritusi tulevikus. Järgmine, Alo Konno. Margo Kuustik, keda ka praegu ei ole kohal. Siis on uuesti Kalev Kärpuk, Reelika Lõhmus, samuti ei ole näha. Oliver Naaris. Paistab, et nad kõik tegutsevad millegagi kuskil. Siis aseesinaine Kristi Paakspuu, Marda Pahk, Kermo Pajula, Matis Palm, meie kaameramees,
Madis Peep, teine kaameramees. Inger Romanenko. Puudub. Sandar Saarm. Ja Deniss Suhanov. Ka samuti puudub. Loodetavasti nad ikka tegutsevad vaikselt teiega. Ja peale aktust jagame teile ka rebasekotid, et tulge kindlasti ruumist läbi, et jagame need kätte ja samuti on ka infotund sinna varsti tulemas, kust võtke kindlasti osa. Aitäh! Aitäh! Palun rektorit tutvustama IT-kolledži õppejõude ja töötajaid. Alustame siis sellest Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse ehk EITSA juhatus. Juhatuse esimees Toomas Sõmera. Juhatuse liikmed Ene Koitla ja Erki Urva teevad tööd, ei ole aega lihtsalt praegu sinna aktusel käia. Õppeosakond, see on nüüd üliõpilaste jaoks, ma arvan, jah, üliõpilase esinduse kas ees või taga, ma ei tea järjetähtsuse poolest, aga kindlasti väga tähtis osakond, nii et Inga Vau, osakonna juhataja. Liis Miller. Pille Just. Dagmar Tamme. Martina Tsenkman. Lembi Tiks. Nii, kolledži koosseisulised õppejõud. Tõepoolest, meil on õppejõude palju ja ainult kolmandik on neist, kes on meil koosseisulised. Ülejäänud tulevad siis kas ülikoolidest või ka firmadest, nii et te saate parima akadeemilise ja parima praktilise teabe otseselt spetsialistide käest kätte. Aga need on siis meie enda õppejõud, mis on kõige tähtsamad. Margus Ernits. Robotiklubi juhendaja ilmselt praegu juhendab seal kedagi. Kristiina Hakk. Kaido Kikas. Toomas Lepikult. Õppeprorektor kolledžis. Jaanus Pöial. Truls Ringjob. Cisco klassi ülem ilmselt on seal ka vaja midagi veel korrastada, enne kui te sinna jõuate. Indrek Rokk. Kärt Trummel. Marika Tamm. Linnar Viik. Ilmselt on suurt visiooni vaja praegu joonistamas. Lembit Viilup. Ja Mait Poska. Nii, nüüd ülejäänud väga olulised töötajad. Malle Dragon on puhkusel veel. Ralli Reimer. Lemme Harand ka puhkab kindlasti. Valentina Turnau. Annika Vihul. Triin Varblane. Merle Varendi. Marje Meenov. Signe Ventsel. Siim Kruusmaa. Valter Kungla. Marko Puusaar istub seal taga puldis parajasti ja korraldab, et info siit jookseks ka laia maailma. Ja Marili Hendrikson ja Sigrid Tammiste. Nii et sellega on see osa ka läbi. Aktuse lõpetuseks kõlab traditsiooniline üliõpilashümn Kaude Aamus.
vivat professores, vivat membrum convivet, vivat membra proelivet, semper simt in flore, semper simt in flore. Vivat et res publica, et quillam redit, vivat et res publica, et quillam redit, vivat nostra civitas, mercenatum caritas, quenas in protegit, quenas in protegit. Üks, kaks. IT-kolledži avaaktus on lõppenud. Ootame värskeid üliõpilasi päeva ja õhtuõppe tudengeid kell 13.45 siin samas saalis algavale sissejuhatavasse loengusse. Õppetöö algab esmaspäeval 3. septembril. Aitäh!